arvan, et Eik Herman Eesti arhitektuurile, eriti arhitektuuriharidusele, on natuke nagu lotovõit. See on väga väärtuslik, kui keegi väljast poolt, eriti nagu filosoofi niisuguse süstemaatilise mõtlemise pilguga vaatab mingit distsipliini ja leiab sealt niisugusi uusi ja huvitavaid, teinekord ka nagu väga olemuslikke toimimise printsiipe ja oskab neid välja tuua ja rõhutada nii, et nad üliõpilastele osutuvad päriselt kasulikuks arhitektuuri tehes ja tegelikult ka professioonile nagu kitsamalt või laiemalt. Et see taust, mis mulle koolis filosoofiast anti, oli pigem see taust, et sa oskad elada sisse erinevatesse sõnavaradesse. Saad aru, millised sõnavarad täpselt sobivad mingisse olukorda ja millised ka kujundid. Et ühelt poolt ma ei teagi, kas ma olen rohkem olnud filosoof või mingi niisugune pool poeet. Et meil on päris palju vestlusi on olnud hoopis niisuguste kujundite üle, mida kasutada lugude üle, mida projekti juurde saaks rääkida. Pigem mind huvitab ka filosoofia juures see, kuidas mõistetega erinevaid maailma luua ja mingis mõttes see ei ole väga erinev või et sellel on vähemalt oma tugev klapp arhitektidega, kes teiste vahenditega loovad maailma. Eik Herman on Eesti arhitektuurimaailma suunda mudinud ligi 15 aastat. Ta on õppejõud ja palju auhindu võitnud Kunstiakadeemia uue hoone üks autor. On kureerinud näitusi ning on pika ajalooga arhitektuuriajakirja Ehituskunst peatoimetaja. Arhitektuur on Eik Hermanile teema, mis ei ammendu. Lugudel ja mõtetel on ikkagi hästi tähtis roll isegi ruumi juures, isegi kui me seda alati tähele ei pane. Tihtipeale ei pane tähele, et me oleme mingis keskkonnas, oleme kuskil, mingis ruumis, mis mõjutab meid, siis tihti me ei pane tähele seda ka, kuidas me oleme mingites lugudes elame, mis määravad ette seda maailma, mis meil on. Ja see on suuresti nagu praktiseerimise põhine maailm, nii kunstid kui arhitektuur. Ja see, et nüüd niisugune filosoofiline mõte seal jääks kõlama sellisel moel, et sellest on päriselt kasu, see ei ole üldse lihtne. Seda üldiselt ei ole väga tihti juhtunud. Ja Eik on selle suutnud niimoodi teha, et ta on suutnud filosoofiat esitada nii, et temast saab ammutada mõtteid, millest on praktikas kasu päriselt. Praktikute maailma on aidanud avardada ajakiri Ehituskunst, mis alustas ilmumist 1981. aastal. Eik on ehituskunsti tagasi toonud kontsentreeritud mõtted, mis vahelduvad projektide ja teoreetiliste ülevaadetega. Ajakiri aitab näha, kuidas meie kliimavöötme omadusi ruumis positiivselt võimendada. Üks nendest asjadest, mis tundus huvitav läbi mõelda, on just uurida erinevaid neid niisuguseid ümbruskondi või keskkondi või nende aspekte, kammida neid läbi, et mõtelda selle peale, et mis see on see keskkond, kus Eestis me elame ja kus me arhitektuuri teeme, et meil on pool aega on külm ja niisugune lägane, aga arhitektuuri tehakse just, kui meil oleks niisugune igavene suvi, soe ja mõnus ja siis kõik pildid, mida arhitektid tavaliselt näitavad, kus nende maja on, et see on päike, pilvi ei ole, soe. Ja valge ka loomulikult, mis pool aega meil ongi valge, eks ju, aga pool aega on pime. Pimeduse number on see järgmine, mis on plaanis. Seda veel ei ole, pimeda võitu. Eigile on oluline arhitektuuri suhe keskkonnaga. Ta leiab, et ümbritsev ruum mõjutab meid rohkem kui üksik maja. Keskkonnas on alati peidus rohkem mõtteid, nüansse ja kihte. Poolvalmis või üldse mitte valmis ruumid nagu on niisugused, mis kuidagi mõjuvad inspireerivalt. Kui ruumid on pool valmis, siis sa ise hakkad oma peas neid edasi valmistama
ja siis kuidagi selles on mingi inspireerivus, eriti kui sa ei saa neid edasi valmistada, et siis suunad selle pinge või pingestatuse, mis on nendes poolikutes ruumides olemas, kuidagi mingisse muusse, mingisse teksti või pilti või kujutlusse. Neid niisama ruume võiks olla. Nii hooned kui ka siis niisuguseid poolvalmis või arusaamatu funktsiooniga niisuguseid maastikke nagu jäätmaa või midagi niisugust. Seal kuidagi avaldub mingit teatavat sorti vabadus isegi kõige rohkem.